Palju õnne võidu puhul, Martin Loo. Regisseeris üsna hilja võistlusele, aga koos sinu tulekuga oli nii-öelda meil praktiliselt kogu Eesti maastikrotturite koorekiht kohal ja võistlus oli täna väga põnev. Kuidas siis läks? Alguses olite neljakesi ees, kuna siis juhtuma hakkas? Sõit läks hästi, et rada oli väga äge, muidugi suur kiitus, kes kokku panid ja kohe alguses, et tegelikult siin Peeter nagu tõmbas tuurid üles, et ei olnud üldse mingit passimist. Grupis sõitu ei olnud, et päris kiiresti saime pundi väikseks ja tegelikult püsisime niimoodi enam-vähem koos, kuni nüüd siin mingi lõiguni, mis natuke selline mingi motomeeste nagu rada oli, kus seal tiirutus nagu väiksemad üles-alla, pöördes, särgid-värgid, et seal nagu hakkas juhtuma, et mul korra oli ka seal väike tehniline probleem, et jäi maha, aga paar kurvi hiljem, et Pets ja Josten nagu seal leidsid mingi kivi ja kännu üles ja olid korraks pikali ja sellega sain nagu uuesti pundi kätte. Aga põhi ikkagi otsustavaks ikkagi said need sellise savisema pinnasega need metsalõigud. Et seal ütleme mina ja Pets ka, et olime natukene teistest nagu kiiremad, et kuskil tegi Kertka seal mingi vea, et jäi meist maha, et täpselt ei tea, et mis juhtus, aga mingi hetk olime kahekesi ja tulime niimoodi lõpuni, et viimased 4,5 kilti panin nagu nii palju, kui üldse veel panna oli võimalik ja lõpuks ikkagi Petsiga vahet sisse ei saanud, et siin viimased kurid olid päris ärevad, et seal asfalt oli liivane ja ratas nagu käis ühele poole teisele poole, aga mõlemad püsisime sadulas, et tulime siia finiši peale ära, aga õnneks kannatasin nagu ära, et võitsin paari sentimeetriga. No me arvasime siin, et Pets on natukene võimsama jalaga ilmselt finišis, eks, aga juhtus teil väike õnnetus siin, tõmbas tal äärekivi kartuses jala lahti. Jah, ütles, et tõmbas jala lahti, aga eks mul eile oli ka väike võidusõit ja ma ise nagu arvasin, et teised kutid on siin teravamad, kes siin rohkem sihtisid selle tänast sõitu, aga nii kui ma nagu nägin, et ta tahab hakata tuulest välja tulema, siis panin viimase peale ja panin veel püsti peale nats juurde ja sellest piisas, et eks oli õnne ja eks jalga oli ka. Saame sind veel sel aastal meie sarja sõitudel näha? Ma usun küll, et praegu mul mingisugust kalendrit ei olegi, et võtan nagu suhteliselt palju kavatsen Eestis võistelda, et arvan, et minu eas juba need võistlused on nagu kindlasti kvaliteetsem treening, et kui siin kuskil üksinda metsa või maantee ääres uhada ja üritan järgmiste sõitudel ka sarjis olla, et sari on ju äge ja rajad on ägedad, et kindlasti kihvtim kui kuskil üksi tiksuda. 3 nädala pärast jagatakse Eesti meistrisärke. Oled kindlasti üks pretendente? Kõigepealt prooviks seda, mis järgmine nädal antakse ja eks ma tulen muidugi sinna ka sõitma, et ära registreerinud jälle veel ei ole, aga jõuab. Palju õnne veel kord ja loodame näha juba sind Rakkes Eesti meistrivõistlustel stardis. Jah, aitäh!